precisely what to do. Could somebody come and take me away? I've been in the tea without you, and I got it in my head night and day. But we are one step closer. We're all in this together. Put your hand in mine. Yeah, we are one step closer. Can you feel it, baby? It's the end of the line. It looks like we made it. Let's get it on. We got it going, moving on. Oh, it looks like we made it. Let's get it on. We got it going, stay strong. Oh, it looks like we. Tšigidi-pang! Hommik! Täna lähme Lätti. Teeme igasuguseid asju seal. Käime erinevates kohtades. Vaadake ise, kus me käime. Aha. Muidugi sa oskad seda tagasi panna. No läks. Nii, kus me läheme? Ta on Läti. Läti. Road trip movie. Esimene peatus on meil Läti Vabariigis. Tulime vett ja vilet siia ostma. Vilet ei olnud, vett saime. Lats, nagu te näete. Nagu te näete. Kuidas see linn oli meil siin? Vegaatio. Mis sa ütlesid selle koha nimi oli? Ma ei tea, mis selle koha. Mingi stans... Ei, no loe sealt ja siis midagi. Veganite koht vist siis. Järgmine peatus. Valmier Muisa õlletehas. Sõber Mart tahtis sisse astuda siia. Vaatame, mis värk on siis. Ja, snap ik. Ja, snap ik. Ja ongi kvass. Kvassi on siin küll. Morss. Morss, jah. See on proovida seda või? Vaata, kui siin on morss. Peaks vist kalja proovima siis või? Mis see kell on meil? Kell on 10:15 ja nagu Urmas ütles, et pidu hakkab juba pihta. Kell on alustaim. Siin hakkab hommik vara neil kohe. Siin võtta timmid, Võtsime- taas mingid murumänge seal. Kõik võtsime endale kalja, ainult et erinevad kaljad on. Siin on bussikali ja siin on... Meestega oli. Jah. Ja jõudsimegi kohale siia, mille pärast me tegelikult Lätti tulime. Ligatne. Nii-öelda siis Secret Soviet Bunker. Ehk siis tegelikult see oli selline objekt, nagu meil Eestis on Kosel, kuhu siis tuumasõja korral Läti NSV valitsus oleks peitu pugenud. Siin, Eestiga on vahe selles, et siin on see kõik terve ja sellest on siin muuseum tehtud. Ja sinna me lähemegi nüüd vaatama seda. Pilet on 13 eurot, aga nüüd tuleb see tõehetk, et kas me tohime seal sees üldse filmida. Poola kogemuse põhjalt võiks nagu ennustada, et tekivad probleemid, aga ei tea, võib-olla on poolakad ja lätlased erinevad. Kohe selgub, kas me saame filmida või ei saa. Loodab, et saab.
no nii ja naa. Asi ise on äge, et on terve, kõik töötab, kõik kenekad, ventilatsioonid, asjad. Aga siuke suht läbijooksmine oli, et ei no, kes tahab saada elamust või näha, mismoodi see asi nõukogude ajal oli, siis soovitan tulla. Pilet on 13 € ja ikka ägedam kui kuskil pargipingil istuda ja siidrit juua. Vist. Mingis kohas oleme, mingi suvaline asula, sõitsin läbi, vaatasime, et mingi Simman toimub. Lähme siis vaatame, mida Läti Simmanil pakutakse meile. Tundus, et mingi bänd esines seal ja äkki saab süüa, juua, tundus, et saab siit küll, aga kell on vist veel selline, et joogi jaoks on natukene vara. Kui klassikud ütlevad, et õlle jaoks ei ole kunagi vara. Jah, lähen vaatame, mis särk on. Otsime süüa. Tundub, et kõik on otsas juba. Ring saab täis, aga väga midagi süüa ei olegi. Imelik. Ja, et me süüa saime, jah? Seal oleks olnud, aga Markus seda taha, see on mingi gaasigrillid ette. Gaasigrill on grillimaailmas nagu mikrolaineahi kuidagi köökis, nii et... Nüüd pole muidugi enam see, aga kui sa nüüd uuesti seda ütled. Nagu ma enne ütlesin, et me läksime süüa otsima, ei leidnud. Gastronoomia festivalil sööme auto kapoti peal siljankat või noh, sööme. Sa sööd. Keegi ei keelanud sul ka osta seda. Gastronoomia festivali Seljanka on mingist Scorpions poest ostetud. See on poe Seljanka, jah. Väravas räägite siuksed jutud, et kõik on seal ulukilihad, värgid, särgid, siuke valik. Lähed sisse, pole ulukit, pole liha, pole valikut. Pole kohtagi, kus seda müüakse. Jõudsime kohale. Marciena. See oli siis kunagi Nõukogude armee linn või linnak. Tuhandeid ja tuhandeid oli neid siin. Täiesti karupees. Läti kuskil, ma ei tea, kus kuradi kohas. Ja alguses oli siia plaan teha tuumarakettide nii-öelda tuumaraketibaas. Aga selline huvitav fun fact, et siis Vene kõrgete sõjaväelaste hulgas oli üks spioon, kes selle info inglastele, ameeriklastele edasi andis ja venelased said teada. Tuumaraketibaasi ei rajatud. See spioon lasti maha, aga kuna infra oli juba põhimõtteliselt ehitatud, majad, asula, betoonteed 10 kilomeetrite kaupa, siis otsustati, et kasutatakse ära seda niimoodi, et siia rajati Nõukogude ajal, pange tähele, UAV-de ehk siis tolleaegsete droonide polügoon ja nende droonide pilootide koolituskeskus. Ja nende droonide lennud kestsid siin 89. aastani muide. Selles asulas oli, kõik oli olemas. Koolid, lasteaiad, haigla, 10 sellist korterelamut, nagu siin üks on näha. 50ndate lõpus hakati ehitama, 60ndate alguses kolis rahvas sisse. Kolime me ka sisse, vaatame, mis värk on see.